Tere! Selles videos ma annan ülevaate rahvuslikust liikumisest Saksamaal ja Saksamaa ühendamisest. Et oleks vähemalt üks konkreetne näide sellest, kuidas see rahvusliku liikumise asi käis. Ja ühtlasi see, et tekkis ühtne Saksa riik, oli üks neid asju, mis hiljem viis esimese ja põhimõtteliselt ka teise maailmasõjani ning kümnete miljonite inimeste hukkumiseni. Nii et see teema on nagu veits oluline. Igatahes Saksamaa siis. Nagu me peaksime kõik mäletama, siis kogu varauusaja oli Saksamaa poliitiliselt killustunud. Seal oli küll Püha Rooma keisririik, aga selle aladel oli umbes 300 iseseisvat riigikest. Ja neist kaks kõige suuremat olid Austria ja Preisimaa, mis olid nii-öelda ühe jalaga keisririigis sees, aga teine osa nende valdustest oli keisririigist väljaspool. Nii, siis tuli Napoleon, vallutas väiksemad Saksa riigikesed ja 1804. aastal ütles Püha Rooma keisririigile bye-bye, Püha Rooma keisririik, bye-bye! Ja Püha Rooma keisririiki enam ei olnud. Kõik selle asemele lõi Napoleon väikestest Saksa riikidest Reini liidu, kus oli 15 liikmesriiki. Ja Austria ja Preisimaa olid selle peale nagu, et oot, kuule ära siin sekku Saksamaa asjadesse. Ja siis Napoleon oli nagu, et mis te arvate, et mind väga kotib? Osad inimesed Saksamaal olid rõõmsad, et Napoleon oli toonud kodanike võrdsuse seaduse ees ja muud toredad asjad. Jee! Aga samas osadele hakkas närvidele käima, et mingi prantslane valitseb Saksamaad. Ja siis mõned kuulsad saksa filosoofid nagu Fichte ütlesid, et Saksamaa on lahe, saksa rahvus on lahe, ja siis kõik olid nagu, et Saksamaa, puu Napoleon ja värki. Ja siis Napoleon sai tappa, sakslased olid nagu, et ja siis 1815. aastal otsustas Viini kongress, et nüüd tuleb vanade valitsejate võim taastada ja ei ole enam mingit vabadust, võrdsust ja vendlust. Ja siis saksa rahvuslased olid nagu, et mida? Me just aitasime teil Napoleoni vastu võidelda. Ja siis nad olid väga nördinud ja väga vihased. Ühtlasi otsustas Viini kongress, et see Reini liit on mingi vastik Napoleoni värk. Ja siis nad tegid Saksa liidu, mis oli põhimõtteliselt sama asi, mis Püha Rooma keisririik, ainult et see oli Saksa liit. Selle territooriumi oli peaaegu sama, see jätkuvalt ei olnud normaalne riik, vaid riikide ühendus ja selle juhtriigiks oli jätkuvalt Austria ja Preisimaa oli nagu, et jälle ma pean olema number 2. Ja jätkuvalt olid Austria ja Preisimaa mõlemad ühe jalaga sees ja teise jalaga väljas. Ainus erinevus oli see, et väiksemaid riigikesi polnud enam 300, vaid umbes 40. No näete, läks ju vähemaks. Ei, üldse ei ole enam segane. Nii, aga saksa rahvuslased leidsid, et see on mingi jura. Ja siis üle Saksamaa moodustasid üliõpilased korporatsioone ja tegid üle saksamaalisi kogunemisi, näiteks aastal 1817 Wartburgis, ja otsustasid, et must, punane ja kollane on ilusad värvid ja sellest sai Saksa rahvuslipp. Ja siis nad lehvitasid seda lippu ja laulsid ja tegid igast värki ja nõudsid Saksamaa ühendamist ja kõigil olid väga üllad meeleolud. Ja üks imelik asi, mis oli saksa rahvuslaste seas väga populaarne, oli võimlemine. Tere tulemast võimlemise ringi! Mina olen Kaido Kuukapp ja me oleme võimlemise kärbsed. No igatahes 19. sajandil leiti, et saksa rahvuslane peab olema tugev ja sportlik, et siis on saksa rahvus tugev ja nii edasi. Igatahes see oli tõsine värk, üle Saksamaa loodi rohkelt võimlemisseltse, kus kõik käisid koos ja võimlesid. Ja kuna see oli nii tõsine rahvuslik värk ja hästi popp, siis konservatiivid üritasid võimlemisele piiranguid panna. Aga siis lõpuks sai konservatiividel sellest võimlemisest ja lippude lehvitamisest kõrini. No tõesti, kaua võib võimelda niimoodi, on ju. Ja 1819. aastal keelustati üle kogu Saksamaa üliõpilaste korporatsioonid ja kehtestati tsensuur, nii et mõnda aega rahvuslik liikumine oli põranda all ja madal seisus. Aga ta tuli hiljem tagasi. Küll aga Saksamaa ühendamisel olid 2 liini, mis toimusid samaaegselt. Üks osa oli see rahvuslik liikumine, kõik need toredad ideed ja peod ja üliõpilased. Aga teine osa oli majanduslik lõimumine. Seni olid kõik väiksemad ja suuremad Saksa riigikesed tegutsenud omaette. Igaühel olid oma riigi piirid ja tollid, ei olnud ühist turgu. Mis tähendas seda, et kui keegi kaupmees või ettevõtja tahtis Saksamaa ühest otsast teise kaupu müüa, siis need kaubad läksid läbi paljude erinevate riikide ja nende pealt pidi maksma palju tollimakse. Umbes, et hakkad kaubaga sõitma, tuleb vastu üks riigipiir. Mingi vend küsib, anna raha. Mõtled, et okei, ma annan siis raha. Sõidad natuke edasi, jälle, kööb appi. Mõtled, et okei. Sõidad veel natuke edasi, jälle, raha siia. Ja siis oli juba, et kurat, kui palju ma veel maksma pean. Ja samas oli teede korrashoid väga kehv, sest kõik hoolitsesid ainult oma territooriumile jäänud lõigu eest, kui sedagi. Aga nüüd, 1818. aastal pani Preisimaa alguse Preisi tolliliidule, millega aastate jooksul ühinesid ka paljud teised Saksamaa riigid.
Ja tolliliit tähendab siis sellist riikide liitu, mis moodustavad sellise ala, mille sees võib vabalt kaubelda, ilma et peaks tollimakse maksma. Ja see on siis tohutu tõuke kaubandusele ja raudteede ehitamisele. Raudteed ja ärilised suhted hakkasid Saksamaa erinevaid osi kokku siduma, inimesed hakkasid teiste Saksa riikidega rohkem suhtlema, ettevõtjatel tekkisid huvid üle kogu Saksamaa ja nii edasi ja nii edasi. Nii, aga tagasi tsensuuri juurde. Saksa rahvuslased polnud muidugi alla andnud, vaid kritiseerisid valitsejaid ja kohtusid põranda all edasi. Neil oli ikkagi plaan Saksamaa ühendada, aga küsimus oli selles, et mis üldse on Saksamaa. Väga suurt segadust tekitas see, et Preisimaa ja Austria olid ainult osade oma territooriumidega Saksa liidus. Mis nendest teistest osadest peaks saama? Eriti kuna Austria impeeriumi elanikest moodustasid sakslased üsna väikese osa. Seal oli väga palju teisi rahvaid ka. Ungarlased, sloveenid, horvaadid, serblased, rumeenlased, ukrainlased, poolakad, slovakid, tšehhid. See tekitas küsimuse, et mis me nendega teeme? Ja seetõttu olid laual 2 varianti Saksamaa ühendamiseks. Esiteks, Suur-Saksamaa, mis ühendataks nii-öelda Austria ümber, nii et Austria keiser oleks Saksamaa riigipea. Või teine variant, Väike-Saksamaa, mis ühendataks Preisimaa ümber, nii et Preisi kuningas oleks Saksamaa riigipea ja Austria jäetaks täiesti välja. Nii, ja siis tuli 1848. aasta. Veebruaris hakkasid prantslased Pariisis jälle revolutsiooni tegema ja ajasid oma kuninga minema ja kehtestasid parlamentaarse vabariigi. Ja selle peale läks kogu ülejäänud Euroopa ka pöördesse. Samal aastal märtsis toimusid rahva ülestõusud ka Frankfurdis, Berliinis, Dresdenis, Viinis, Budapestis ja nii edasi. Ja Austria keiser ja Preisi kuningas ja kõik Saksamaa valitsejad olid nagu, et ei, mitte jälle mingi revolutsioon. Aga nad ei suutnud olukorda kontrollida ja siis nad pidid nõustuma põhiseaduste ja kodanikuvabaduste lubamisega. Ja Preisi kuningas oli, et no olgu, me võime seda Saksamaa ühendamist ka kaaluda. Ja selle peale kõik liberaalid ja rahvuslased olid nagu, et jee! Ja Saksamaal kutsuti Frankfurti kokku üle saksamaaline parlament. Ehk siis kõigis Saksa riigikestes valiti demokraatlikult esindajad, kes tulid Frankfurti kokku ja hakkasid Saksamaale põhiseadust looma. Aga siis nad hakkasid omavahel vaidlema ja ei suutnud milleski kokku leppida ja siis valitsejad, kes ei suutnud oma võimust loobuda, nägid jälle oma võimalust, kogusid oma sõjaväed kokku ja see parlament saadeti laiali ning paljud liberaalid saadeti vangi või pidid maalt lahkuma. Ehk siis Saksamaal olid aastatel 1848 kuni 1849 revolutsioonid, millega üritati luua ühendatud ja demokraatlik Saksamaa, aga need kukkusid läbi. Ja kõik liberaalid ja rahvuslased olid täiesti kurvad. Nuuks. Aga kes oli selle olukorraga rahul, oli Preisi kuningas. Preisi kuningas Friedrich Wilhelm IV tahtis väga saada ühendatud Saksamaa valitsejaks nii, et Austria jääks kõrvale. Ja tegelikult tal oli see võimalus, sest ta oli revolutsiooni alguses näidanud ja nii tore, ma toetan teie mõtteid. Ja kuna Austria keiser oli selgelt revolutsioonide vastu, siis Frankfurdi parlament otsustas Väike-Saksamaa mudeli kasuks, ehk Preisi kuningale pakuti Saksamaa keisri krooni. Ja parlamendi liikmed mõtlesid, et see Friedrich Wilhelm on üks tore mees, et läksid tema jutule, et palun hakka Saksamaa riigipeaks. Aga nüüd tuli väike üllatus. Friedrich Wilhelm keeldus kroonist. Ta tahtis küll Saksamaa keisriks saada, aga samas ta ei tahtnud mingid liberaali närakad, mingid vastikud revolutsionäärid talle selle võimu annaksid. Ja siis parlamendisaadikud olid nagu, et nojah, siis. Aga see kõik oli oluline seepärast, et nüüd hakkasid Saksa rahvuslased otsustavalt kalduma selle poole, et Saksamaa ühendamine peab tulema Preisimaa poolt. Ja kui revolutsioon läbi oli, siis hakkasid Preisi kuningad oma eesmärki ellu viima. 1862. aastal määras uus Preisi kuningas Wilhelm I Preisimaa peaministriks sellise mehe nagu Otto von Bismarck. Ja Bismarck leidis, et seni on see Saksamaa ühendamise värk olnud mingi mõttetu tilu-lilu ja ninnu-nännu. Mingi võimlemine, laulmine, mingi kõnede pidamine. Tema ütles, et Saksamaa tuleb ühendada vere ja rauaga, ehk siis vajadusel sõjalist jõudu kasutades. Bismarck oli erakordselt osav poliitik, keda iseloomustab selline mõiste nagu reaalpoliitika ehk poliitiline pragmatism. See tähendab, et Bismarckil oli väga selge eesmärk. Saksamaa tuli ühendada Preisi kuningadünastia Hohenzollernite võimu alla. Aga see ei olnud nii, et ta oleks ainult unistanud sellest eesmärgist ja rääkinud, et küll see oleks tore ja šalalala, vaid ta võttis väga selgelt arvesse kõiki olusid, ehk kõiki takistusi ja kõiki võimalusi ning siis tegutses selle eesmärgi nimel ja kasutas selleks kõiki vahendeid, mis tal kasutada olid. Ehk siis 1866. aastal susserdas Bismarck niimoodi, et Preisimaa ja Austria vahel puhkes sõda ning kuna Preisimaa sõjavägi oli tehnoloogiliselt arenenum ja parema väljaõppega, siis Preisimaa purustas Austria sõjaväe enne, kui austerlased jõudsid üldse aru saada, mis toimub.
Ehk siis nüüd polnud enam mingit kahtlust, et Saksamaa peab ühinema Preisimaa ümber, sest austerlased olid liiga luuserid. Ühtlasi Preisimaa koos oma väikeste sõpradega lahkus Saksa liidust ja asutas uue liidu, Põhja-Saksa liidu, 1867. aastal. See oli juba natuke rohkem riigi moodi, kui Saksa liit oli olnud, kuigi päris riik ta ka veel ei olnud, oli ikka veel riikide ühendus ehk konföderatsioon. Põhja-Saksa liidul aga oli oma parlament ja põhiseadus ja sellised asjad, et selles mõttes nagu juba natuke rohkem riigi moodi. Aga sellega ei olnud Bismarck veel oma eesmärki saavutanud. Nüüd kui Austria oli mängust väljas, siis oli üks takistus veel. Prantsusmaa oli veel üks riik, kes ei tahtnud, et Preisimaa Saksamaa ühendaks. Ja Prantsusmaa üritas seda takistada. Ja 1870. aastal susserdas Bismarck jälle nii, et Prantsusmaa kuulutas Preisimaale sõja ja selle peale kõik sakslased olid nagu, et mida, kurat, mingid prantslased ei tungi sakslastele kallale, anname neile tappa. Ja siis kõik Saksamaa riigikesed, välja arvatud Austria muidugi, hoidsid Preisimaa poole. Ja niimoodi algas Prantsuse Preisisõda, milles prantslased said armetult tappa. Ja kõik sakslased olid nagu, et Saksamaa võit, Preisimaa lahe, Ja nüüd need riigid, kes polnud veel Põhja-Saksa liidus, need olid nüüd nõus ka liituma ja lisati veel prantslastelt vallutatud alad ning see uus moodustis sai uue põhiseaduse ja nime Saksa keisririik. 1871. aastal krooniti Preisi kuningas Wilhelm I Saksamaa keisriks. Ja loomulikult Saksa riigikantsleriks sai Bismarck. Ja sellega oli Saksamaa ühendatud. Nii, ja kokkuvõte tuleb kahes osas. Esmalt siis erinevatest liitudest ja riikidest kaardid koos aastaarvudega. Kuni aastani 1806 oli meil siis see Püha Rooma keisririik, kus oli umbes 300 iseseisvat riigikest ja selle eesotsas oli siis Habsburgide soost ehk Austriast pärit keiser. Ja siis aastatel 1806 kuni 1815 oli selline asi nagu Reini liit, mis oli Napoleoni loodud. Seal Austriat ja Preisimaad ei olnud ja riike oli seal umbes 15. Siis 1815 kuni 1866 oli Saksa liit, kus oli umbes 40 iseseisvat riigikest ja eesotsas oli jällegi Austria keiser. Paralleelselt alates 1818. aastast oli selline asi nagu Preisi tolliliit, mis oli majanduslik liit. 1867 kuni 1871 oli Põhja-Saksa liit, mis oli nüüd Preisimaa ja tema sõbrad. Ja alates 1871 oli Saksa keisririik, mille juhtriigiks oli siis Preisimaa ja selle keisriks oli Preisi kuningas, aga Austria sinna ei kuulunud. Nii, ja tavapärased kokkuvõttepunktid. Esiteks, vara uusajal oli Saksamaa aladel Püha Rooma keisririik, mis koosnes umbes 300 iseseisvast riigist. Teiseks, pärast Napoleoni sõdu lepiti Viini kongressil kokku Saksa liidu loomine, mis oli suht sama asi, mis Püha Rooma keisririik. Kolmandaks, Saksa rahvuslased ja liberaalid avaldasid meelt ja soovisid Saksamaa ühendamist, aga Saksa riikide valitsejad olid konservatiivsete vaadetega ning kehtestasid hoopis tsensuuri ja hakkasid rahvuslikult meelestatud inimesi vangistama. Neljandaks, 1848 kuni 1849 toimusid Saksa riikides liberaalsed revolutsioonid, mis kukkusid lõpuks läbi. Viiendaks, Saksamaa ühendamiseks oli kaks varianti. Suur-Saksamaa ehk Austria juhitud Saksamaa või Väike-Saksamaa ehk Preisimaa juhitud Saksamaa, kust Austria on välja jäetud. 19. sajandi keskpaigaks hakkas selgeks saama, et ühendamine tuleb Väike-Saksamaa mudeli järgi. Kuuendaks, Saksamaa ühendajaks osutus kaval poliitik Preisimaa peaminister Otto von Bismarck. 1866. aastal võitis Preisimaa sõjas Austriat ning 1870 kuni 1871 Prantsusmaad. Ja seitsmendaks, 1871. aastal ühendati Saksa riigikesed, välja arvatud Austria, Saksa keisririigiks ning Preisi kuningas Wilhelm I krooniti Saksa keisriks. Aitäh vaatamast ja kohtume varsti jälle!